Et üks lugu. No, selle majaga on seotud muidugi sadu lugusid. Maja ehitati 1980. aastaks, siis kui Tallinnas toimus Moskva olümpiamängude purjeregatt. Ja see pidi olema siis toonase Nõukogude Liidu kõige uhkem kontserdimaja. Ja see projekt ongi vaieldamatult kõige uhkem. Aga kõik, mida me siin ka täna näeme, on ajutine. Ehitati see Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatti ajaks ja lava ei saanud valmis. Ja see põhjus oli kahesuunaline, et kõigepealt ei saanud valmis tellimused hüdraulilise käärtõstukitega süsteemi jaoks ja keegi ei suutnud seda tarnida. Ja nii siis otsustatigi, et pannakse puuprussid ja puuprusside peale tehti siis ajutine lava, mis pidi teenima kuni regati lõpuni ja siis pidi saal kinni minema ja pidi siia ehitamatama alaline lava. No täna on see ajutine lava siis siin seisnud kokku 32 aastat muutumatul kujul. Siin all on tühimik, kuhu koguneb siis nii sadevesi kui ka merevesi ja seal veelompides elavad sääsed, mis siis lendasid kogu aeg kontserdisaali ja ammustasid inimesi. Inimesed olid siis doonoriteks ja seal paljunesid ka hiired ja rotid. Ja nendega võitlemiseks administratsioon, kuhu ka minul oli au omal ajal kuuluda, võitles kasside abil. Ja meil oli 2 sellist töötajat, keda me hüüdsime kõutsideks, kelle ülesanne oli siis hiiri püüda. Ja ühel parteilisel üritusel, kui siin oli presiidium, kus siis ordenite kõlisedes istusid kõik toonased tublid kommunistid, oli järgmine pilt, kus kõigepealt läks üle lava hiir, siis läks kass ja siis läks meie administraator Roosa. Nalja sai hullupööra. Ja kedagi ei lastudki lahti. Nii et Nõukogude Liidus oli kätte jõudnud glasnosti aeg.